Tere kõigile! Eesti Eest nädala uudised 145. saade. Neljapäeval 13. augustil sai 3 aastat sellest, mil Eesti Eest nädala uudised oma saadet alustasid. Vaatame siis üle lõppenud nädala olulisemad teemad. Euroopat ähvardab taas energiakriis ja seekord võib see olla keerulisem kui esimeste suurte tarnešokkide ajal pärast Ukraina sõda. Samal ajal kui paljud poliitikud olukorda pisendavad, hoiatavad turuanalüütikud nüüd ohtliku kombinatsiooni eest, mille moodustavad madal gaasihoidlate võimsus, kahanevad diislikütusevarud ja kasvav sõltuvus maailmaturust. Oluline erinevus võrreldes 2022. aastaga. Tol ajal suutis Euroopa kompenseerida Venemaa torujuhtme tarnete katkemist veeldatud maagaasi LNG massilise impordiga. Tänapäeval on see mudel üha enam oma piire saavutamas. Euroopa gaasivarude tase on sel aastaajal madalaim alates arvestuse pidamise algusest. Samal ajal konkureerib Euroopa Aasiaga piiratud veeldatud maagaasi LNG varude pärast, samas kui Lähis-Ida kriisist tulenevad tarnehäired avaldavad turule täiendavat survet. Isegi Euroopa Liidu muudetud eesmärki detsembrini seatud varudele võib olla raske saavutada, aga see pole veel kõik. Olukord halveneb ka diislikütuse puhul. Euroopa ei tooda piisavalt kütteõli ja diislikütust kodumaal ning sõltub impordist. Samal ajal on ülemaailmsed varud endiselt madalad ja tarned peamistest ekspordipiirkondadest on piiratud. See ajab hinnad üles ja suurendab tarne puudujäägi ohtu just kütteperioodi alguses. USA õhujõudude tegevteenistuses oleva majori Jason Watsoni juhtum on äratanud tähelepanu kaugelt väljaspool Ameerika Ühendriike. Pärast seda, kui ohvitser avalikult nõudis president Donald Trumpi asepresident J.D. Vance'i usaldust, algatas USA õhuvägi tema vastu uurimise. Väide, tegevteenistus olev ohvitser rikkus sõjaväe rangeid poliitilise neutraalsuse reegleid. Kuid USA ajakirja Cover Action Magazine'i andmetel pole Watson lihtsalt üksikjuhtum. Artikkel loob pildi üha suurenevast hulgast sõjaväelastest, kes pöörduvad üha enam Washingtoni poliitilise juhtkonna vastu, eriti seoses Iraani sõja, Pentagoni personali muutuste ja relvajõudude suureneva politiseerimisega. Autori sõnul on Watson vaid laiema trendi kõige nähtavam tipp. Artiklist tsiteeritakse mitmeid teisi tegevteenistuses olevaid sõdureid, veterane ja endisi kõrgeid sõjaväelasi, kes on viimastel kuudel avalikult Trumpi administratsioonile vastu seisnud, Iraani sõda kritiseerinud, põhiseaduslike põhimõtete õõnestamisest hoiatanud või avalikult poliitiliste protestidega liitunud. Kokkuvõttes maalivad need juhtumid pildi kasvavast rahulolematusest USA sõjaväe eri osades. Areng, mis oleks veel mõned aastad tagasi olnud peaaegu kujuteldamatu. Noortekaitse sildi all arendab Euroopa Liit uut digitaalset vanuse kontrollimise süsteemi. Tulevikus saavad kasutajad näiteks tõestada, et nad on üle 18 aasta vanad, ilma et nad peaksid veebisaidil oma nime või täieliku sünnikuupäeva avaldama. Esmapilgul kõlab see privaatsust kaitsva lahendusena, kuid tehniliselt on see palju enamat. Nagu Linuxi portaal Linuxiac teatab, tugineb Euroopa Liidu projekt ka riistvarapõhisele atesteerimisele. Lihtsamalt öeldes on selle eesmärk kontrollida mitte ainult digitaalse sertifikaadi kehtivust, vaid ka seda, kas seda kasutatakse usaldusväärseks tunnistatud seadmes. See tõstatab täiesti uue küsimuse. Kasutaja ei pea mitte ainult oma isikut tõendama, tulevikus võib ka tema arvutit pidada tõestama, et see on usaldusväärne. Tavalist iPhone'de või sertifitseeritud Android-seadmete omanikud seda alguses tõenäoliselt ei märka. See võib olla problemaatilisem tasuta operatsioonisüsteemide, lugustamata nutitelefonide, kohandatud ROM-ide või muu alternatiivset tarkvara kasutajatele. See on eriti oluline Linuxi kasutajate jaoks. Kui tulevikus nõuaks internetiteenus spetsiifilist riistvara sertifitseerimist ja Linuxi süsteem ei suudaks seda pakkuda, oleks teoreetiliselt võimalik absurdne olukord. Kasutaja on täiskasvanu ja tal on kehtiv vanusetõend, kuid juurdepääs on ikkagi keelatud, kuna tema arvuti ei paku nõutavat tehnilist kinnitust. Suurbritannias on täies hoos viimane rünnak sõnavabaduse vastu. Tööpartei valitsuse loodud eliitpoliitsei üksus on kohalikele politseivõimudele juba teatanud enam kui 100 sotsiaalmeedia postitusest ja jälgib veebis protestiga seotud tegevust. Sammu, mida kriitikud kirjeldavad ähvardava sammuna riikliku kontrolli suunas sõnavabaduse üle. Pärast 2024. aastas Southporti rahutusi loodud riiklik internetiluure uurimismeeskond alustas tööd veebruaris.
Teabevabaduse seaduse kaudu saadud ja täna Telegraafi avaldavad andmed näitavad, et meeskond on edastanud politseijõududele üle kogu riigi 106 kahtlast postitust. Ainuüksi juunis laekus 50 sellist teadet, samal ajal kui Southamptoni avalik pahameel saavutas haripunkti pärast seda, kui politseikaamera salvestus näitas, kuidas politseinikud panid surevale teismelisele mõrva ohvrile Henry Novakile käed raudu, samal ajal kui tema Sikhi tapjalt võeti vastu vale kaebus rassismi kohta. See näitab kokkuvõttes, kui halb on praegu Suurbritannias toimuv ja me näeme, milline on see rassismi vale süüdistuste esitamine. Ning see, mis varem kõlas tehisintellekti ja sünteetilise bioloogia arutelu teoreetilise hoiatusena, on nüüd laborisse jõudnud. Stanfordi ülikooli Ark-instituudi teadlased on kasutanud generatiivset tehisintellekti uudsete bakteriofaagide täielike genoomide kujundamiseks. Ligi 300 eksperimentaalselt testitud disainist osutus 16 elujõuliseks. Need suutsid oma bakteriaalses peremees organismis paljuneda ja E. coli baktereid hävitada. See töö pole enam pelgalt eeltrükk. See avaldati 2026. aasta augusti alguses mainekas ajakirjas Science pealkirjaga bakteriofaagide generatiivne disain genoomi keelemudelitega. Autorid kirjeldavad seda kui esimest elujõuliste bakteriofaagide genoomide generatiivset disaini science.org vahendusel. Katse ei hõlma inimesi nakatavaid viiruseid. Kunstlikult loodud viirused on bakteriofaagid, viirused, mis nakatavad baktereid. See eristus on oluline, aga kes garanteerib, et see on selle lõpp? Ning Eesti teemadest nii palju, et lähipäevil, kui juba mitte praegu, on Eestisse ja täpsemalt Tartu kanti sattunud Rootsi vangid, kelle kohta ilmus skandaalne tõdemus, et rahvusvahelise asüüli saanutel on võimalik ka Eestisse jääda koos oma sugulastega ja see puudutab ka siis vange endid, ehk siis kui tuleb siia trobikond vange, siis nad saavad oma sugulastega siin Tartus korraliku möllu püsti panna. Ja kes garanteerib siis, et mujal Eestis elu turvalisemaks jääb? Keegi ei garanteeri. Pätid tahavadki, et reformi võim jääks igavesti kestma. Eesti Eest-portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult, kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Seda ülekande tegemise võimalust saate näha nii saate jooksul kui ka päris saate lõpus. Aitäh kõigile toetajatele, kes seni on meile toetused teele pannud ja kui siin eelmises saates sai öeldud, et vandenõude analüüs saab see nädala jooksul avaldatud, siis nüüd läheb sellega veel paar päeva. Teisipäevaks läheb see esimest korda avalikult eetrisse seni, aga vaadake Patreoni veebiraadio lehte ja näete seal tõenäoliselt juba esimestena seda saadet. Aitäh ja meie järgmine nädala saade, mis võib jääda selle kuu viimaseks, see on eetris 23. augustil, kellaaega me ei julge öelda, aga see kindlasti juhtub enne südaööd, kui mitte kell 2 päeval. Kõike head!